Eesti suursaarte vahelt lendavate inimeste jaoks tuli möödunud aastal 2 halba uudist, kui lennupiletite hind aastas 2 korda suure tõusu tegi. Saaremaa vallavanema sõnul saab nüüdseks öelda, et viimase 2 aastaga on lennuhind reisija jaoks tõusnud üle 40% ning seda on näha ka reisijate arvu statistikas. Statistika näitabki, et kui võtta 25 statistika versus 24 statistika, siis suurusjärk 17% on tegelikult reisijaid vähem kui oli enne. Mida me näeme on tegelikult ju see, et praami statistika näitab, et inimesed on kolinud autosse, mitte nii palju bussi, kuivõrd suuresti tagasi autodesse. Tegelikult ju selle lennukid mõte oli see, et inimesed ei sõidaks üksi autoga ja läheksid lennukid ja saaksid kiiresti oma teenused tehtud. Nagu näha, siis käesoleval aastal on nii Kuressaare kui ka Kärdla lennujaamade külastatavus märgatavalt vähenenud. Seevastu näiteks Tartu lennujaamas on külastatavus just suurenenud, mis näitab, et asi ei saa olla ka üldises majanduslikus allakäigus. Kuna Eesti riigisiseste lennuliinide piletitulu laekub riigile mitte vedajale, siis piletihindu ei kehtesta mitte lennufirma, vaid hoopis Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Ning tänane minister ei leia, et tema eelkäija oleks pileti hinnatõusu osas vea teinud. Ma pean seda õigeks, mida eelmine minister tegi, et ta seda hinda tõstis, kuna 2016. aastast saati ei olnud lennupileti hindu tõstetud. See tähendab seda, et aga samal ajal 10 aastaga on kütus läinud kallimaks, palgad on tõusnud, ehk siis see osakaal sellest, mis siis tarbija ise peaks maksma, on kooskõlas sellega ja selle tõusuga. Et niimoodi see peab minu hinnangul toimima. Vallavanema sõnul ei ole tegu luksusteenusega ja ei ole suunatud mandri inimestele, vaid Saaremaa inimestele, kes tahavad Tallinnas käia arstil või tööasjus ning seda mõistliku ajaga teha. Üks, mis tegelikult võiks ka ettepanek on üldse, et tõesti lauale tulla, ma ei tea, kas seda tuleb, miks mitte oleks ka nagu raamidele saares oleks mingi soodustus. Täna tegelikult turistina siia lennata, see 40 eurot per pilet ei tundu kallis. Aga saarlane, kes läheb sinna mandrile korra mingit ametkondlikku asja või arsti juurde läheb, siis talle tegelikult see 40 eurot on selle jaoks palju. Tema ei käi siin üks kord, vaid ta käib selle vahet ikkagi mitu korda aastas tahab käia. Tegelikult võiks olla saarlasele soodsam. Et see on kindlasti üks asi ja teistpidi, et see lennuki pileti hind ei saa olla nii palju kallim kui üksi minna sõiduautoga. Mina üksi täna sõiduautoga mul Tallinnas käia ära odavam, kui istuda lennukisse käia lennuki edasi-tagasi, mis ei ole tegelikult normaalne. Hetkel maksab edasi-tagasi lend näiteks nädala sees Kuressaarest 72 eurot, kuid populaarsematel aegadel juba pea 80 eurot. Paindliku pileti eest peab aga nädala lõpus välja käima juba 100 eurot edasi-tagasi lennule. Praegu seda põhjust ümber vaadata ei ole, see kukkumine ei ole ka olnud nii traagiline ja me näeme ka selle stabiliseerumist ja üldiselt sellist hinnatõusude puhul korraks see kukub, kui teenus jääb samuti kättesaadavaks, mis on kõige olulisem, et see lennukid lendaksid, inimesed saaks seda teenust kasutada, siis ma usun, et see ka stabiliseerub ja aitab meil jätkusuutlikult ja pikemaajaliselt seda teenust tagada, mis on tegelikult kõige olulisem, et ühendus oleks kiire siis suursaarte ja pealinna vahel. Ministeeriumi selgitusel on tegelik piletitulu alla 20% liini kuludest, ülejäänu katab riik, kuid kulude tõus ja lennujaamatasude kasv on sundinud hinda tõstma. Saaremaa vallavanema sõnul on aga kogu hange üles ehitatud äraspidiselt. Kuna riik maksab lennud kinni, on lennuvedaja jaoks iga reis ja kulu, mitte tulu. Seega pole tal motivatsiooni ka teenust turundada.